YouTube videodest saab kogu info kätte ainult ühe klikiga. Ma näitan teile ühte tasuta Google'i laiendust, millega on võimalik pikkasid YouTube videosid kokku võtta siis kas ChatGPT'sse või Cloudi või mõnda muusse keelemudelisse. Olen siis YouTube video peal, mille pikkuseks on 33 minutit 19 sekundit. Minul isiklikult on vaja niisuguseid õppevideosid, uute tööriistade kohta videosid päevas läbi vaadata mitmeid ja mul ei ole selleks lihtsalt aega. Selle jaoks olen pannud ühe Google'i laienduse, mida ma video lõpus näitan, kuidas seda seadistada ja tekib siia paremale üles transcript and summary. Ja siin selle keskmise märgi peale vajutades, mis ütleb summarize video, avaneb siis uus aken ja see avaneb mul ChatGPT's. Mida ta tegi siis, et ta võttis kogu video transkripti siia ChatGPT'sse. Tavaliselt ta laeb selle ise ära, mõnikord tuleb seda paremal pool olevat noolt vajutada. Ja nagu näete, et siis ta võttis kogu videoteksti ehk siis kõik selle jutu, millest videos räägiti. Ma olen talle andnud eelnevalt siis ettevalmistatud käskluse, ma näitan, kuidas seda teha ka peatselt. Ja käskluseks oli, et tee lühike kokkuvõtte peamistest teemadest, esita need nimekirjana, vasta eesti keeles. Ja vaatame, mis ta siis mulle vastas. Okei, peamised teemad videost, AI uudised, eks ole, mis meil see video oli seal. Ja Luma AI, Dream Machine, Stable Diffusion 3 ja nii edasi. Ehk siis ta tõi välja need peamised teemad, mis sellest videost räägiti. Mis eesmärgil ma seda kokku võtan? Osasid programme ma neist juba tunnen, mõningaid veel ei tunne ja ma alati vaatan suuremaid videosid läbi esmajoones selliselt, et ma teen kiire kokkuvõtte ja toome näiteks, et mõni tööriist, mis mind huvitab, siit Stable Diffusion 3, eeldame, et ma ei tea, mis see on, ma märgin selle ära ChatGPT's, siia tuleb selline ülakoma märk, vajutan reply ja ütlen siis ChatGPT'le, et anna põhjalik ülevaade. Ehk siis ta võtab kogu selle eelneva teksti, kogu selle videoteksti, mis ta siia ChatGPT'sse mulle sellest videost üle tõi ja ma saan selle tekstiga suhelda. Eks ole, ja siis ta annab mulle peamised omadused ja uuendused, eks ole, mis võimalused on saadavus ja kasutamine, tekstist pildiks genereerimine ja nii edasi. Seda saab rakendada mitmete videode puhul. Minu puhul on see, et mul on vaja palju kogu aeg uut informatsiooni kiiresti ammutada, aga vabalt võib see olla ka see, et kui te õpite mõnda programmi kasutama, näiteks Merit Activa või Canva AI uued tööriistad, siis te saate võtta YouTube video, kus sellest räägitakse, võib-olla on 1,5-tunnine video ja saate siis lasta endale teha sealt lühikesed kokkuvõtted iga tööriista kohta, näiteks mille jaoks seda kasutada, aga samuti saate ka luua juhised, kuidas mingit tööriista kasutada. Te ei pea selle jaoks 1,5-tunnist videot YouTube'is läbi vaatama, tegema märkmeid ja panema kirja, kuidas mingit tööriista, mida te õpite kasutama, näiteks Canva Magic Tools või Merit Activa. Selle asemel ChatGPT teeb teie eest selle kokkuvõtte ära. Ja ma näitan ka siis, kuidas missuguse laiendi me peame siis endale lisama selle jaoks, et me saaks seda teha. Kui te lähete, otsite tähendab Google'is siis Chrome Web Store, siin üleval näete sinises Chrome Web Store, ja sellest Chrome Web Store'ist otsite sellist laiendit nagu YouTube Summary with ChatGPT and Cloud. Ja siis lisate endale selle Google Chrome'i laiendisse. Kui te olete selle ära lisanud, tulete YouTube'i lehe peale, teil peab konkreetne video lahti olema ja värskendate mõned korrad seda lehekülge, kuniks siia paremale üles ilmub siis see transcript and summary. See konkreetne asi töötab siis selliselt, et ta näeb selle videoskripti ehk seda video tekstilist osa. Eestikeelsetel videodel seda enamjaolt ei ole. Ma näitan hiljem ka, kuidas teha seda eestikeelsetel videodel või kuidas eestikeelsetest videodest pigem siis infot samal viisil kätte saada. Aga ingliskeelsete videode puhul, mida meil on küll ja veel YouTube'is, igasugust informatsiooni, siis nendel on enamjaolt loodud see transkript, seda loob YouTube ise. Selle Google'i laienduse seadistamine käib nii, et siin üleval on niisugune hammasratta märk, avate selle, saate valida siis keelemudeli, mida te kasutate. Suurtemate, pikemate videode puhul mina kasutan Cloudi, aga ChatGPT teeb ka päris hea töö ära.
Siin keelt, eesti keelt kahjuks ei ole, jätke inglise keele peale. Ja siin on prompt for summary, ehk siis mina olen näiteks teinud see, et tee lühike kokkuvõtte peamistest teemadest, esita need nimekirjana ja vasta eesti keeles. Aga tegelikkus on see, et kui me laseme tal kas või lühikese kokkuvõtte teha, siis ta ikka toob kogu selle teksti meile siia ChatGPT-sse, panen selle kõrvalt akna kinni, ja me saame kogu selle tekstiga suhelda, me saame teha siit kokkuvõtteid, me võime sellest blogi kirjutada, me saame lasta endale juhiseid luua, mis iganes ühe tekstiga teha saab, me saame selle info sealt kätte. Tulles tagasi siis selle seadistuse juurde, et saate luua siis niisuguse eelneva prompti, neid follow-up prompte ma ei ole kasutanud veel, ma kunagi testisin, siis ChatGPT-s nad väga hästi ei töötanud või üldse ei töötanud. Ja siis mis siis veel tähtis on tähele panna, et siin on siis selline osa, kus siis saab öelda, kuidas ta informatsiooni võtab. Ja mina tavaliselt valin alati selle, et ta võtaks kogu transkripti, et ta saaks kogu sisu kätte. Võib-olla mõningatel juhtudel piisab seda ka, et kui ta saab suurest pildist aru, et siis tal ei ole vaja nii palju informatsiooni võtta. Ja see on kogu seadistamine. Kuhugi salvestama ei pea, midagi save ma ei pea, lihtsalt pange ristis see aken kinni, minge siia selle videolehe peale, värskendage igaks juhuks ühe korra akent ja ongi valmis. Eestikeelsetest YouTube'i videodest kokkuvõtet tehes kasutan ma siis järgmisi samme. Leian endale sobiva video. Eestikeelsel videol, sellel konkreetsel videol vähemalt transcription puudub. Selle jaoks ma kopeerin selle video veebi aadressi. Otsin siis Google'ist YouTube to MP3 ehk me tahame videost teha MP3 helifaili. Valime siit ühe tasuta tööriista. Kleebin selle video aadressi sinna tööriista ja lasen tal siis selle ära konverteerida videost MP3 failiks. Nüüd, kui see YouTube'i video on ennast ära konvertinud, siis ma laen selle MP3 faili alla. Panen endale downloads kausta näiteks. On erinevaid tööriistasid, mina kasutan selleks Wordi, avan Word dokumendi, üleval paremal on Dictate ja Transcribe. Vaatan, et keel oleks siis eesti keel, kuna eestikeelse videoga on tegemist ja Upload audio. Ja laen siis selle MP3 faili siia ülesse. Nüüd läheb natukene aega, olenevalt siis teie interneti kiirusest ja faili suurusest, et ta siis selle transcriptioni siit kätte saaks, ehk tekstilise osa kätte saaks. Kui Word on sellest MP3 failist tekstilise osa kätte saanud, siis järgmise sammuna ma lisan ta dokumenti, ainult teksti, salvestan selle dokumendi, siis ma laen selle dokumendi üles ChatGPT-sse ning annan talle käskluse, et loo mulle samm-sammult juhised, kuidas kasutada Merit Activat majandusaasta aruande koostamiseks ning vajutan Go. Ja siis selle dokumendi sisust lähtudes loob ta mulle juhised, kuidas kasutada Merit Activat majandusaasta aruande koostamiseks.